tere kena kevadet. Tervitame Tallinna Botaanikaaiast, kus siis täna vaatame rooside kevadist lõikust. Eile võtsin ära juba kuuseoksad, sest eile oli mõnusalt pilvine päev. Ja täna kõigepealt me kasutasime siin talvel ka tammelehti. Tammelehed jäävad head krõmpsud. Neid võib kasutada, ei pruugi, aga nüüd nii. Ja nüüd meil on kena roositaim, mis on selgelt liiga tihe. Alles võiks jääda kuni 8 oksa. Siin on nüüd selgelt näha oksad või harud, mis on täiesti risti, siis võtame osad ära. Harude äravõtmisel kindlasti ei tohi nad võtta vastu maad, vaid jätta paar sentimeetrit oksa alles. Samuti tuleb ära võtta kohe alguses kõik need, mis on selgelt surnud, aga jälle mitte vastu maad, vaid jätta paar sentimeetrit alles. Siin on nüüd näha ka sellised väga peenikesed harud. Ka need tuleks ära võtta või kui need on sobivad, siis sobiva suunaga siis valida nendest see 1 või 2 tükki, aga ülejäänud ära lõigata. Ja jälle jätta paar sentimeetrit. Siin on nüüd selgelt näha sisse kasvavad, roositaime sissepoole kasvavad harud. Kindlasti võiks need ära võtta. Eesmärk võiks olla, et roosipeenar kasvaks väljapoole ja siis mõned harud tuleks ka sisse, aga need, mis on väljapoolt sisse kasvavad, need tuleb ära lõigata. Nüüd, kui sobilikud harud on välja valitud, siis tuleks nad lõigata tagasi väljapoole suunduvatele pungadele. Ja umbes selliselt 25-30 sentimeetri peale. Kui on nüüd välja valitud sobivad harud, siis hakkame neid tagasi lõikama umbes 25 sentimeetri peale. Ja selleks valime välja sobivad pungad, mis lähevad väljapoole suunduvad pungad. Ja väga tähtis asi rooside lõikamisel on see, et lõige toimuks 1-2 sentimeetrit pungast kõrgemal, sellepärast et pung või see osa sureb tagasi ja ta võib ka punga endaga kaasa kuivatada. Kui meile tundub, et see osa pungast on kuidagi või see osa sellest on kuidagi kole või nii, siis ikkagi tuleb see paar sentimeetrit jätta. Nüüd, kui ma olen roosi tagasi lõiganud, siis puhastame ta veel täielikult ära. Võtame ära ka talveks pandud mulla. Roos on tagasi lõigatud. Siis on aeg väetada ja ma kasutan nii kanakaka komposti kui ka roosi väetist, granuleeritud väetist. Lihtsalt panen selle ümber taime, kindlasti mitte taime keskele, vaid ümber, sellepärast et just need vajalikud juured asuvad taime siin ümber ja ka granuleeritud väetist
üldiselt roos tahab küllaltki palju väetist, aga jälle mitte keskele, vaid ümber. Ja nüüd on aeg tõmmata selle peale, selle väetise peale sügisel roosile pandud muld. Et siis jääb see väetis kenasti mulle alla. Rooside vaheliseks lehtede puhastamiseks ma kasutan selliseid kitsamaid rehasid. Et sellega pääseb siia lähe. Loomulikult on väga hea asi ka puhur. Et suuremate pindade puhul ma täitsa lihtsalt kasutan puhurit. Rohimiseks kasutame me seda tüüpi kõbla, millega saab väga hästi kõik umbrohusid kätte.